siis osa on poseerimine. Poseerimine on tegelikult olnud ka laagri läbi tõenäoliselt kõik nende aastate jooksul, sest siin on nii bikini fitnessist ja rannafitnessi kui kõike muud. Ja kuna siin on ikkagi ka alati osalenud sportlasi, kes siis näevad tulevikus kohta lavalaudadel, siis täpselt siin on seda aega ja kohta, kus seda teha. Meil on täna, kuna naisi on täna vähem, aga sellegipoolest piisavalt, et viia ka naiste bikini ja ütleme ka sellise või e-walki nii-öelda tunnustused, need on siis Jaanika ise, kes on praegu kaamera taga, ise selle koolituse poole ja mina võtan siis mehed ja meestega me teeme läbi siis klassikalise kulturismi poosid ja räägime siis mismoodi ja mis rolli mängib see poseerimine üldse kogu selle võistluse asja juures. Aga alustuseks ütlengi nii palju sisse, et vaatamata sellele, millise lihaskonna te endale arendate, siis võistlusspordis üks suuremaid oskusi, isegi võiks öelda, treenida, ma arvan, oskavad väga paljud inimesed, siis poseerida oskavad väga vähesed inimesed. See on tegelikkuses tõde, mida ma nende aastakümnete jooksul olen aru saanud ja ma olen näinud oma elus palju mehi, kellel on meeletult palju lihaseid, kes ei oska neid absoluutselt uuesti treenida. Ja täpselt vastupidi tuleb vend, viskab särgi maha, vaatab lava taga, pole ollagi tüüpi, polegi sealt, pole vastast. Ja selgub niimoodi, et lava peal hakkab poseerima, vaatab, emale, kus need lihased tuli. Täiesti poseerimisoskus on tegelikult meeste puhul nii suure rolliga, et räägime seda, et võrdse sportliku vormiga võidab raudselt see vend, kes laval ennast paremini esitleb, kes paremini poseerib, kes nii-öelda oskab oma lihast näidata. Ja isegi tihti ma ütlengi suurem lihasmassi on eelist, kui keegi ei ole õpetanud poseerima. Ja et selle rolli tähtsust me tahamegi täna see koolitusega rõhutada ja selle jaoks me hakkame ette näitama, meil on siin õpilane Anna-Liisa, kes toob oma võistluste püügi juba sellel Eesti võistlustel, mis tuleb meil oktoobri lõpus ja Anna-Liisa on siis junioride body fitnessi võistleja. Näitame siin ära lihtsalt meil body fitnessi võistluspoosid ja me teemegi seda täpselt pärast nii-öelda siis Jaanika aitab seda tiivi e-walki sinna juurde sättida, aga teeme lihtsalt täna nii-öelda poosidena, teeme seda läbi, näitame ette, millised need poosid on, natukene proovime neid siis juba sättida vastavalt sinuga. Sest olgu öeldud, et ma võin ise ühtemoodi poseerida, aga see ei tähenda seda, et ma saan täpselt üks-ühele sama rakendada absoluutselt kõigil õpilastele, kaugeltki mitte. Et igal ühel on natukene oma anatoomiline eripära, mis tema keha arvestades paremini sobib, nii et üks-ühele ka kopeerida teisi võistlejaid ei ole mõtet. Te peate võtma võib-olla sealt midagi, mis teile sobib ja samal ajal proovima oma keha puhul sinna keerata siis vinti juurde, mis teie lihased ja keha paremini esitab. Arvani koos, mis iganes, et võimalikult oleks isiklikult ühe sõrmedotsi kaks võimalikult nii, et ta ei sega, aga ta on siuke naiselikult, nad on siin mõtlen see, et sa siit võimalikult palju saaks siin sisse üles, ja just teine jalg on allpool selle puusajoone ja jalad alati sõdud kokku, eks ole, üllest on ka koos. Et see üks jalg ei jää siia eemale seisma, sest põhiviga, mis tehakse, on see, et ükskõik kas mehed seisavad või naised, üks jalg on see, teine siit on nii, et siga võib vahelt läbi panna. Et ikkagi, kui me toome jala, siis me toome nad kontakti kokku. Selgitka ka, miks see vajalik on. Reied peavad nagu kaasa ajal. Jaa, see asi on sellest, et vaata, kui sa surud nüüd reied kokku siit, siis sa surud endale selle taga reie tegelikult suuremaks, kui ta eemal tuues on. Et ka meeste puhul eriti, kui ma pärast näitan ka kulturismis, kui suur vahe on selles, kas ma panen lihtsalt selle jala kõrvale või ma surun selle siia vastu ja istun selle jala peale, sisuliselt sul tekib nagu poole jämedamaks küljemist. Tänu lihtsalt selle õigele poseerimisele. Ja sama asi on siin, et kui sa hoiad jalga, tood selle puusa siit juurde, sa surud jalad kokku, sul automaatselt siia tekib tagareis. Teine asi, kui see jalg jääb eemale. Praktiliselt kohe näha, mismoodi see tagareis, kui ta üldse on, mismoodi see teeb jalga lihtsalt. See on otsus mõttes nagu võimsamaks. Sest ka body fitnessi puhul ärme unusta hinnatakse seda lihasmassi. Kui bikinis peab seda ka olema, aga selgelt vähem, siis body fitnessis on tegelikult kriteeriumid on sisulist nagu kulturismis, seal peab olema lihasmass, seal peab olema lihaste separatsioon, reljeefsus ja proportsioonid, eks ole, et need on ka põhihindamist parameetrid, nii et me peame ennast sõna otseses mõttes suutma poseerida liha sellisemaks, võib-olla kui me oleme.